nüüd 5–10 sekundit tagumistele ridadele või kes istuvad nagu sealt istenete ridadelt väljas, et siin eespool on päris mõnusaid kohti veel, nii et täiesti tulge ettepoole istuma 10 sekundit aega. Kuni ma juhatan sisse selle ploki viimase ettekande. Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud, tantsuurija Kai Valtna ja ettekande pealkiri väga intrigeeriv etenduskunst versus koreograafia. Tere! Pärast siukest tulevärki ma... Ja ausalt öeldes mul on üks küsimus. Selgus, et ma sain mingi preemia. Aga ma olen elus üldse saanud erialaliselt 2 preemiat ja üks oli 5. klassis iluvõimlemiskava eest ja teine oli, kui ma õppisin Soomes ja pärast seda ma nutsin WC-s 10 minutit, ma olen nii eldinud. Aga kuna ma praegu ei tea, et kas ma sain mingi tantsutropp 2018 või väljasuretaja või midagi sellist, siis üldse on suhteliselt rivist välja löödnud, aga ma proovin. Aga mille eest ma sain siis selle? Pärast saad teada. Pärast saan teada, jah? Ennast algava tegevusest. See kõlab nagu töö, et sul on aeg puhkama minna. Nii, minu siis nagu... Ma hakkasin nagu mõtteid valgutama 2 lausest, mis praegu üks on üks etendus tutvustav või lavastus tutvustav tekst ja teine on siis üritust. Üks üritus on valinud selle lause endale sloganiks. Ja ma hakkasin neid lausete peale mõtlema ja võib-olla ma siis, mu arutlused kindlasti ei ole nii kuidagi tulevärgilised, aga ma proovin kuskile jõuda. Üks lause on siis selline. Lavastus on välja kasvanud 4 tantsija kohtumisest, 4 tantsijat, kes on otsustanud laval tantsimise asemel rääkida. Ja ma hakkasin, see lause nagu, ma jäin sinna pidama kauem kui 3 sekundit. Ja ma hakkasin mõtlema, et aga kui ülikoolis on mind õpetatud, et kui üks lause, kui keegi midagi ütleb, siis katsu aru saada, mida ta ütleb. Ja ma hakkasin selle, et saada aru, mida see lause ütleb, hakkasin ma panema sinna erinevaid tegusõnu. Lavastus on sündinud 4 tantsija kohtumisest, 4 tantsijat, kes on otsustanud laval tantsimise asemel, näiteks triikida. Ja siis ma mõtlesin, et kas see, kui seal oleks sõna triikida, vääriks eraldi väljatoomist, et 4 tantsijat on otsustanud teha seda selle asemel. Ja ma arvasin, et ei ole. Ja siis ma hakkasin mõtlema, aga mis see rääkimine on. Ja siis ma sain aru, et tegemist on nagu erinevate, et tantsimine ja triikimine eeldab siis nii-öelda seda maailma loomist, kus vaim on ühendatud silmaga ja näiteks see rääkimine, siis vaim on ühendatud, sa hakkad endale seda maailma looma selle etenduse pealt, siis vaim on ühendatud kõrvaga. Ja meil on praegu, vähemalt minul oli õnnestus ühte etenduskunsti teost näha üleeile, kus otseselt on vaim ühendatud kõrvaga ehk sisenemine sisenemisse. Ja siis ma proovisin näiteks seda sama kuidagi lauset, et etenduskunstnik selle asemel, et teeb seda. Kes on näinud seda sisenemist, kes on kuulnud lavastust sisenemine sisenemisse, siis saab aru, millest ma räägin. Ja ma otsustasin siis, et kas ma saan seda lauset, et etenduskunstnik otsustas selle asemel, etenduskunstnik otsustas istuda. Et kas ma saan seda lauset panna näiteks sinna Henri ja Veiko välja mõeldud teksti juurde, mis on siis nii-öelda selle etenduse tutvustav tekst. Ma tsiteerin. Lisaks erinevate kutsungite kuulamisele ja info kuvamisele leiavad lavaruumis aset ka analüütilised mõtestavad protsessid.
no siia otsa võiks näiteks kõlada etenduskunstnik selle asemel, et on otsustanud istuda. Ja mulle tundub, et kui siit etenduskunsti ja ja minu nii primitiivse mõtlemise pealt, mulle tundub, et etenduskunsti ja tantsukunsti vahe praegu ongi see, et see lause selle asemel, et saab kasutada tantsukunsti puhul. Ma ei ole sellega nõus, aga ma jõuan sinna hiljem. Aga näiteks etenduskunsti puhul ei saa kasutada mitte ühtegi väljendit, et selle asemel, võib-olla ainult see, et etenduskunstnik ei ilmu kohale ja ei pane tulesid põlema, aga näed nüüd selle asemel, et otsustas ta tulla ja istuda maha. Et võt see selle asemel, et etenduskunstis tundub naeruväärne viidata lavastust tutvustavas tekstis väljendusvahendile. Isiklikult minul on kohutavalt hea meel, et etenduskunstnik Henri Hütt ei tuuselda laval ringi, sellepärast, et tal on lihtsalt sel põhjusel, et tal on jalad. Ja kes on seda sisenemisse kuulnud või näinud, siis mina suutisin ka ikkagi kuulamise ja vaatamise vahel teha sellise paralleeltegevuse ja siis see teab, et tegelikult need sisenemised sellesse etendusruumi, nende heliaktsioonide sisenemised sellesse etendusruumi ma ei ole näinud vist viimasel ajal nii kehaliselt läbi tunnetatud täpsust. See ei ole juhuslik klahvivajutus, vaid see iga heli, mis teie sinna kõrva või vaimu siis siseneb, on nagu kehatunnetuslikult, minu meelest, siin võiks ka preemi anda, sest see on ülitäpne ja selles tegelikult pool selle kuulamise lavastuse võlu ikkagi seisab. Mulle tundub. Aga mulle tundub, et ja siis ma hakkasin mõtlema selle vaatamise ja mingite ühesõnaga vaatamine, et tants on tegelikult ajalooliselt sündinud selles mõisteruumis ja mõtteruumis, mis kuulub, kus privilegeerituks on silm. Sellepärast, et ühesõnaga, kui me oleme kõik kreeklaste järglased, siis teater saab sündida sellest situatsioonist, kus vaatlejana ma olen maailmast eraldunud. See tähendab, ma olen tõmmanud piiri enda ja maailma vahele. Ja kui ma seda teen, siis sellest loodusest saab sellisel juhul maastik ja elust saab sellisel juhul teater, kui see ei kõlaks väga banaalselt. Aga kuhu ma tahan oma jutuga jõuda on see, et mulle tundub, et kui me nüüd mõtleks näiteks, et tantsimise asemel räägib, ja seal on väga selge vihje sellele, et me tahame midagi näha. Ja kui me seda ei näe, siis me peame hoiatama inimesi või siis ütlema, et ärge kartke, nad ei tee seda. Et ma praegu muidugi ei tungi sellesse, miks see lause sündis või mis kaalutlustel see sündis. Ja mulle tundub, et äkki me peaks miks ma räägin sellest versus või midagi, mulle tundub, et me peaks hoiduma sellest mingisuguse permanentse karjatuse ja abstraktse karjatuse õhus hoidmisest, et appi, kus on tants. Ja just nimelt sellepärast, et see tants on nii paljud asjad ja meil ei vaja ja kuidas saada aru, et iga inimene, kes tahaks öelda, et appi, kus on tants, kus on need ja need, peaks tegelikult tegema. Mina ootaks, et ta läheks edasi ja tooks punktidena ära, ma üldse ei ironiseeri praegu, mis on kadunud. Sellepärast, et tants, näiteks me võiksime alustada sellest, kui nüüd sellest vaatamisest rääkida, eks ju. Et äkki see fakt näiteks, et tantsu ajaloole või tantsuloole on märksa suuremat mõju avaldanud tsentraalperspektiiv,
kui contraction ja release tehnika. Mis sellest tuleneb? Ja vot siin minu meelest oleks ammu aeg panna paika, no mis asja, kes see paneb. Ma arvan, et me ei pea selleks konverentsi kokku kutsuma, aga mulle tundub, et kui karjatada järjekordselt, kus on tants, võiks tegelikult nagu enda jaoks selgeks teha kõik absoluutselt meie. Et vot see tantsu ja liikumise suhe. Ja mis ma seda ütlen, me ei ole jälle seda ei pea isegi välja mõtlema. Näiteks Andrei Lepeki on sellest ju väga konkreetselt kirjutav, eks ju, et see ei ole olemuslik ega ontoloogiline suhe. See on kultuuri ajalooline suhe. Ja vot, kuidas saada, et ega selle vastu, nende abstraktsete karjatuste vastu midagi muud ei aitagi, kui lihtsalt panna kõik seosed püsimise alla. Seda on tehtud 2000 aastat lääne filosoofias. Kui miski asi tundub kohutavalt loomulik ja mitte loogiline, vaid loomulik ja olemuslik, siis tuleb eriti selle kohta küsida. Ja vot, kuidas nüüd seostuvad sellega see vaatamise? Tants on alati olnud perspektiivis. See on alati olnud vaadeldav ja mulle tundub, et sellest või selleni jõuab või miks jõuab näiteks kuidagi teistmoodi sõnastatuna Yvonne Rainier oma No manifestos. Mäletate, vaatemängul ei publiku võrgutamisele, siis täpselt mulle tundub, et see sama suhe pannakse kahtluse alla. See vaataja ülimuslik suhe tantsusse või see, mis laval toimub. Ja vot sealt nüüd tuleb edasi minna selles mõttes, et mis siis, kui seda tudengitele näidata seda No manifestot, siis nad esialgu küsivad, et mis teagi ju midagi alles ju. Põhimõtteliselt ei jää jah, kui jälle sa oled sellel samal tsentraalperspektiivil. Aga vot kuidas seda perspektiivi ümber muuta, et kõik muud tajud oleksid, mida tantsukunst minu meelest praegu teeb Eestis, just nimelt pöörab ümber neid tajusid või seda kokkupuutepunkti ja ma ei saa öelda, et seda ei tehta. Milline kokkupuutepunkt veel on meie vahel, mis toidab vaimu peale nägemise? Jah, vaat sellised, mulle tundub, et alati kui keegi hakkab kirjutama oma teadustööd, siis esimene küsimus on see, et millest sa räägid. Nii. See ei ole üldse mingi pahatahtlik, see on lihtsalt see, millest sa räägid. Ja me ei pea selleks mõtlema välja definitsioone või leppima kokku või ma ei tea, mida iganes me tegema peame. Või lihtsalt enda jaoks teha selgeks, et kõige loomulikumad suhted tuleb seada küsimise alla. Nüüd see teine lause, mis tegelikult on ühe ja sama selle teine lause on nüüd koolitants käib mööda Eestit ringi ja tema slogan on tants on suurem kui elu. Ma tunnistan, et kui ma seda esimest korda kuulsin, ma arvan, et ma kuulsin, mitte ei näinud. Mul ei ole selle kohta ühtegi akadeemiliselt siivsat väljendit, mida ma tundsin. Türa ma ju ei, kuidas saab miski asi olla suurem kui elu? See on loll või? Kust sa saad siukest asja välja öelda? Ja mis on selle asja häda? Asja häda on see, et ühesõnaga mõlemad laused, selle asemel, et tantsija on otsustanud rääkida ja tants on suurem kui elu, minu meelest sementeerivad või asetavad tantsu kuidagi sellisesse infantiilsesse, hermeetilisse purki. Ja vahet ei ole, kas siis üks ütleb, et vot see ta peabki olema ja teine ütleb, et vaat see ta ei peagi olema. Igal juhul see tants on seal kuidagi selles samas infantiilsuse lõksus on see tants sellisel, mulle tundub selliste sloganite vahel. Võt nendest kategooriatest, olge jumala eest
või ole jumala eest hästi ettevaatlik nende kategooriatega. Selle sama koolitantsul, mis on suurem kui elu. Ma ei olnud tükk aega seal käinud ja ühesõnaga tema on harrastanud seda kategooriate määratlemist läbi oma ajaloo 25 aasta jooksul. Ta on ära kirjeldanud, mis asi on showtants, mis asi on kaasaegne tants, mis asi on estraaditants, nii. Ja tulemus on see, et sellel aastal on kaasaegne tants, kuna ta kategooria seisneb selles, et seda tehakse eestikeelse muusika järgi näiteks. Siis sellel aastal nägi kaasaegne tants välja selline, et ta on, kuidas ma ütlen, võimlemise elementidega moderni taastulek. Väga tugevalt. Nii et minu meelest tasuks hästi ettevaatlik olla kategoriseerimisega. Mis see miski nüüd on, mida me teeme? Et kui juba kostüüm ei ole juhuslik, siis on juba teine rida kulkas või ma ei tea, mis asja, eks ju. Nii, et ühesõnaga hakkame nagu, mulle tundub, et aeg on selle jaoks küps, et hakkaks nagu kuidagi neid seoseid, iseenesest mõistetavaid seoseid tantsus nagu lahti arutama. Ja esimene kõige suurem on liikumine tants. Noh, jah, minul on natuke rohkem huvi tantsu vastu vist kui Taavetil. Selles mõttes mind nagu huvitab see. Ja miks ei ole veel kasulik hoida sellist permanentset, just nimelt abstraktset, karjatada võib, aga minu meelest kõige hullem on abstraktne karjatus. Miks ei ole seda? Mida ei ole kullakene? Millest sa räägid? Et ühesõnaga, võt see abstraktne, et ärme hoia seda karjatust selle pärast õhus, et inimesed siis, nad hakkavad ennast ka defineerima, no täpselt nagu see kategooria töötab, eks ju. Ahah, modern tants või see kaasaegne tants, ahah, see nii hästi, et laseks nagu kuidagi rahulikult inimestel teha ja siis vaataks, mis see on. Või las nad ise ütlevad, mis see on. Või siis anname jälle, aga kuidagi ma arvan, et on võimalik rääkida mingisugusel filosoofilisem pinnal just nimelt ka ajaloolises perspektiivis. No vot, ja siis ma ei tea, kas ma kuskile jõudsin, aga näiteks mul hakkasid siis huvi pakkuma need sellised sellised vormid või. Et ma pean hoiatama inimesi ette, kui ma räägin tantsuetendusel ja ma etenduskunstis, siis ma ei pea hoiatama inimesi ette. No ma võis hoiatada ette, kui ma lihtsalt kohale ei tule, aga ma ei usu, et see ka väga oluline on, eks ju. Aga näiteks, et ettekande vorm. Kas ma peaks ütlema näiteks, et ettekandja kükitab. Et kõik on muidu täitsa sama, aga ettekandja kükitab. Mida ma teha ei saa, sellepärast, et ma pole 2 nädalat trennis käinud. Ja ma ei saa isegi nii minna, juba on valus. Aga millal siis need asjad hakkavad üksteist nagu sööma? Ja võt selles mõttes mulle tundus ka see nii-öelda see tantsu või kuidagi liikumise ja sõna omavaheline kuidagi mõju, et täpselt niimoodi, et kui ma kirjutaks siia, et minu ettekanne sellest, ettekandja kükitab. Siis see ilmselt võtab maha kogu selle mingisuguse sõnumi väärtuse või kas võtab, ma ei tea, sest mul ei olnud plaanis teha siin performatiivset akti, aga see võib ka olla omakorda performance, nii et okei, ma ei tea, ma oleks võiks siin kirjutada, ettekandja kükitab ja siis öelda, et vabandust, ma ei saa seda teha. Et ma saan aru, et see oli jõudnud kohale, et auto vaikus on saalis, aga laseme inimestel tööd teha. Laseme neile arvata, mida nad tahavad ja ärgem kuidagi isegi vaikimisi, mulle tundub, kategoriseerime, mis nad teha tahavad ja mis nad ei taha teha. Sest kohe hakatakse, ma olen nii palju plejaade noori inimesi näinud, et seal on kohutavalt ohtlik. Kohe, te ootate mul seda, ma ei tee seda. Aga mida sa ise tahad teha? 25 aastat läheb aega siis veel. Aitäh! Aga millest ta selle ikkagi sai? Sinu augi
auhinna küsimusele oskab vastata Oliver Kulpsoo, sest see on Oliver Kulpsoo nimeline auhind. Aga kas on Kai ettekandele küsimusi, kommentaare? Ja, Sebastian, palun mikrofon Taavetile. Minu kommentaar, kuna seda salvestatakse, ma tahan seda avalikult välja öelda, et sa tegelikult ei ole nii, et mingit tants ei huvita, sest tegelikult kui tants minu jaoks keha liikumine ajas ja ruumis huvitab mind kõikidest etenduskunstide formaatidest kõige rohkem. Siis on tahtnud see kaamera. Tänan, ma tahtsin ka olla äge. Me nüüd võistleme ju siin tudengite selle tähelepanu eest. Mul on küsimus, et kõigepealt aitäh ettekande eest või mul on küsimus, kuidas suhtud lausesse näitleja tantsid? Üldiselt sitasti, sest ma oskan jälle teha nagu järelduse, issand, see läks ERL-i nüüd see. Nii, ma oskan teha järelduse ühesõnaga näiteks kes õpivad. Et näitleja vaatab, et tantsija ei tee laval midagi, on sellise näoga, nagu tal ei oleks üldse mitte midagi seal taga, kõrvade taga, ma hakkan parem ise tantsima. Ja see on hästi kuidagi, see on hästi sage ja siis me näeme laval seda, et tohutuid grimasse, mis tehakse liikumiste saatel. Ja seda on kuidagi ma kujutan ette seda ülemängitud kogu selle psühholoogilise taustaga lihtsalt tehtud selle sisseelamisvõimega, mitte nagu sa Kaja ütled, et tantsuvõlu on selles, et ma lonkan lavale ja keegi ei küsi, mis sul juhtus, vaid see on abstraktne, vaid seal on need kaks võimatust koos. Ja ma tahtsin seda, et mitte, et kuidas sa suhtud sellesse, kui näitleja tantsib, või kuidas sa, kas niimoodi tohib öelda näitleja tantsib? Kõiki võib, aga nad, see ei tekitaks must intriigi, sest ma tean, et see ei õnnestu minu jaoks. Aitäh kõigepealt ja siis see aspekt, kus see abstraktne karjatus ja selle teema ümber ma tahtsin küsida, et kas sinuni on jõudnud ka nii-öelda nagu sellist häiret ka kunstnike poolt või see abstraktne karjatus on pigem nimetame nagu produktsiooni või turunduse või siis nagu kellegi nagu produktsioonifirmade või ühesõnaga konkreetselt see sinu artikkel, Triinu, mis oli Eesti Päevalehes oli ja minu meelest oli see abstraktne karjatus. Täpsusta palun artiklit. Kas see ei olnud sinu kirjutatud? See oli täis nimega, see läheb ju lindistatakse. Vot seda ma ei mäleta enam. Maad või õppe? Ma ei tea, ma tahagi küsida, ma ei tea. LP-s oli see artikkel. Päevalehes kui STL proovis. STL ei proovinud midagi. Keiru Pirro intervjuu minuga Päevalehes. Pealkirja ei suuda öelda. Et see küsimuse pool ongi võib-olla seotud sellega, et kui see karjatus tuleb ainult ühelt poolt ja tegevus läheb edasi, siis äkki see, kas sa oled sellest ise mingid järeldused teinud või kuidas? Ma arvan, et see on ainus vastus sellele karjatusele, aga ikkagi sa hakkad kuidagi mingil hetkel sa hakkad ju nagu mõtlema selle peale, et tantsa üldiselt, mitte et ta jõuab nüüd hästi vähe sinna meediasse, peavoolu meediasse, aga ikkagi sind ju huvitab, kuidas ta jõuab, eks ju. Ma ei arva, et peaks kinni panema koolid või mõtlema, minema pattu kahetsema. See läheb loomulikult edasi, aga on võimalus meil seda õhkkonda hoida värskemana või nii-öelda tolerantsemana. Ma jätan endale õiguse selle ploki lõpetuseks öelda omalt poolt ühe kommentaari Kaile, et minu jaoks oli intrigeeriv, et sa ütlesid, et ärgem kategoriseerigem
minu küsimus oleks, et kuidas me üldse ühiselt saame millestki rääkida, kui me absoluutselt mitte midagi ei kategoriseeri. Aga ma arvan, et jätame selle teema endale õhku mõtlemiseks ja me lõpus vestlusring, see on selline pikem teema, mida võiks arutada. Aga suur aitäh Kaile! Ja me kohtume siin samas 55 minuti pärast kell 2:30, nii et head lõunapausi. Oliver, mis auhind see siis oli? Oliver, mine ette.